tulevad niisugused küsimused, kas tohib lahutada, kuidas ma pean käituma kirikus, mida tohib teha ja mida ei tohi. Võib-olla teised küsimused. Kindlasti sellest, et iga inimene tahab olla õnnelik. Iga inimene otsib rõõmu perekonnas, otsib rõõmu ja õnne perekonnas, kirikus, tööl, kuskil mujal. Ainukene küsimus, mis on tõeline õnne? Mõtisklen täna selle üle. Üks usklik inimene kirjutas oma Facebookis. Mina palvetan väga palju ja palvetasin varem. Palusin, et Jumal annaks mulle õnne, et mul oleks hea perekond, tervis, mitte ainult mina oleksin terve, aga minu lähedased, et oleks hea töö või midagi muud. Ja Jumal andis mulle. Kõik see on minu käes. Istun kodus, mul on abikaasa, keda ma armastan, lapsed, hea tervis, hea töö. Istun, aga tunnen, et täielikult õnnelik ma ei ole. Ja ma olen õnnelik selle maailma kategooriates, aga otsin midagi muud. Tahan, et oleks mingi teine õnne. Kust tuleb niisugune tunne? Et Jumal annab mulle kõike seda, mida ma tahan, aga tegelikult ma ei ole täielikult õnnelik. See inimene kirjutas sedasi, sellepärast et ma ei tahtnud, et kõige esimesena oleks minu elus Jumal. Alles hiljem, 10 aasta pärast, inimene sai aru, et eelkõige selle jaoks, et olla õnnelik, on vaja otsida Jumalat. Ja kui ma otsin midagi muud, kui ma teen midagi muud, ma pean seda tegema ainult sellepärast, et ülistada Jumalat. Mina armastan, või teie armastate teisi inimesi ja selle kaudu te ülistate Jumalat. See on kõige tähtsam eesmärk, mitte see armastus iseenesest. Kui ma ülistan Jumalat ja minu tegevuse kaudu ma midagi teen teiste inimeste jaoks, siis ma olen õnnelik inimene. Siis ma ei sõltu sellest, kuidas teised inimesed reageerivad ja missugune olukord on üldse. Ma suudan ülistada Jumalat, isegi kui tunnen ennast halvasti. Et kõik läheb mitte niimoodi, nagu ma tahan, aga Jumalat ma ülistan. Ja selle kaudu ma olen õnnelik. Proovige ülistada Jumalat. Proovige elada koos temaga ja tehke niimoodi, et tema oleks see, kelle kaudu ma olen õnnelik.